Tere õhtust kõigile! Julge särada noorte missioni konverents on selleks korraks lõppenud. Kuid mul on au siia toolile veel kord taas leida ühed viimalised aukülalised, kes on siis osutunud Beno ja Anette, kes on kogu selle konverentsi jooksul olnud õhtujuhid ja ka päevajuhid, ma saan aru. Ja küsikski teilt, et kuidas olete läbi selle konverentsi saanud Jumalale lähemale ja kas te põlete nüüd natukene rohkem või väga palju rohkem või on see konverents osutunud nii väsitavaks, et see küünal on tõesti lausa täielikult kustunud? Ma isiklikult arvan, et ma kindlasti sain uut särtsu juurde nii-öelda ja uut põlemist Jumala järgi, et kui ma täiesti ausalt ütlen, ma arvan, et ma ei oleks siia konverentsile sattunud, kui ma ei oleks olnud õhtujuht. Aga mul on siiralt hea meel, et ma sattusin siia ja tõesti sain olla osa lihtsalt sellest ülistusest ja nendest sõnumitest ja see on olnud väga hea 2 päeva. Ma olen tõesti väga õnnelik, et ma siia tulin. Sama küsimus. Et mis mina võib-olla kogesin, oli see, et ma kogesin püha vaimu uuel moel ja õppisin püha vaimu nagu uuel moel, uuel viisil tundma. Et jah, et ta sai minu jaoks nüüd palju lähedasemaks. Et see on nagu see ülihea asi, mis ma sain sellel konverentsil siin. Selge, aitäh teile. Ka minul on väga hea meel siin konverentsil olla ja võib-olla te nägite, aga siin igaüks sai sel konverentsil ühe pastaka ja see ei ole mitte tavaline pastakas, vaid siin on peale kirjutatud, miks sa elad. Nii et ma küsingi, miks sa elad? Meil tegelikult on Benoga üks hea analüüs sellega. Rääkige. Miks elad? Ma ei mäleta, mis see nali oli. See nali tegelikult oligi see küsimus. Et jah, me nägime neid pastakaid. Tegelikult see on hästi äge sõnum, nagu kindlasti annab võimalusi rääkida Jeesusest. Aga lihtsalt nagu alguses, kui sa võib-olla näed seda pastakat, siis tekitab paar nalja, et miks elad. Aga miks elad, kui ma ütleksin väga kristliku vastuse, siis loomulikult, et ma elan, sest Jeesus on mind loonud ja ma elan sellepärast, et rääkida inimestele Jeesusest, aga tegelikult esimene vastus, mis ma mõtlesin, on, et ma elan selle nimel, et teha seda hästi, seda kirge, mis Jeesus on minu sisse pannud ja lihtsalt läbi selle tutvuda uute inimestega ja lihtsalt särada neile Jeesuse valgust loodetavasti. Et see küsimus oli, miks ma elan? Miks sa elad? Täpselt nii. Ma pole veel väga pikalt elanud, nii et ma nagu täpselt ei oska vastata sellele küsimusele. Proovi. Aga siiamaani ma olen näinud, et Jumal on väga palju mind kasutanud ja see on piisavalt hea põhjus elamiseks ja see motiveerib mind elada ka praegugi. Aitäh teile. Ma loodan, et Jumal kasutab teid, nii kui te veel elus olete, elate ja tore, et tulite ja veel toredam, et lähete. Amen.